Akne on päris laialt levinud probleem. Viimaste uuringute järgi rohkem kui pooled inimesed mõnel hetkel oma elu jooksul puutuvad sellega kokku. Ja sellest lähtuvalt siis tegime väikese uuringu. Vaatasime, mis inimesed aknega seoses guugeldanud on ja proovime nüüd neile küsimustele vastuseid anda, nii palju kui see võimalik on, ilma neid inimesi päriselt kohtamata. Ja selle jaoks on mul siin abiks spetsialist Confido erameditsiinikeskusest Betty-Maria, akne spetsialist siis. Tere, Betty! Tervist! Ja hakkame kohe pihta vaatama, mis on siis number 1 asi, mida inimesed akne kohta guugeldanud on. Akne ravi. See on nüüd päris lai teema. Ma ei teagi, kuidas seda niiviisi kiiresti ja lühidalt kokku võtta. No, esmalt ilmselt kõige olulisem on siis aru saada akne tõsidusest. Et kui nahal on, ütleme, kuni 10 põletikukollet ja kometoonid, siis on tegemist kerge aknega ja võib täiesti edukalt abi saada apteegis müüdavatest toodetest. Apteegis müüdavad tooted on enamuses kvaliteetsed, aga inimestel millegipärast on selline esmane refleks, et kui neil on väga rasune ja aknene nahk, siis nad tahavad väga kuivatama hakata seda. Tegelikult kasutada neid tooteid, kus on palju sellist seebisust ja alkoholi sees, mis tõesti kuivatavad nahka, ei ole hea. On ikkagi vajalik taastada see naha normaalne seisund, mitte viia see teise äärmusesse. Ka kuival nahal võib akne olla väga tugevalt välja löönud. Ja teine asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on see, et inimesed nad tulevad sageli ja küsivad, et kas vahtu või keeli, mida ma võtma peaks, aga minu kogemus on see, et tegelikult loeb rohkem see, mis brändi tooteid sa kasutad. Mitte, et üks bränd oleks tingimata parem kui teine, vaid just, et mis sobib kellelegi. Et millegipärast on nii, et lihtsalt mingisuguse seeria tooted sobivad ühele inimesele ja teise seeria omad sobivad kellelegi teisele. Seega tasub neid nagu katsetada, et milline on see, mis just konkreetsele inimesele kõige paremini sobib ja tõenäoliselt sobivad selle seeria teised tooted siis ka. Just. Ja intensiivsema akne puhul, kui lisandunud on nahale ka mädased, villid ja sõlmed, on oluline ikkagi pidada nõu ka spetsialistiga. Et meil Confido arstikeskuses on selleks spetsialistiks nahaarst, kes aitab siis määrata akne ulatuse ja raskusastme ja vastavalt sellele saab siis määrata ka ravi. Ja kõige nii-öelda kangem ravi on siis antibiootikumravi, mis võib siis olla kas suukaudne või nahale määritav. Aga antibiootikumidega on selline lugu, et sageli nii kaua, kuni kestab antibiootikumi kuur, on näonahk korras ja niipea, kui see kuur läbi saab, on seisund endine. Tead, ma arvan, et üks põhjus, miks see niiviisi olla võib, on see, et inimene saab selle antibiootikumi kuuri peale ja siis ta unustab ära, et ta peab endiselt tegelikult kasutama neid igapäevahooldusvahendeid ka. Et antibiootikumide kuur ei asenda seda ära, vaid ta on lihtsalt sellele lisaks. Ja kui nüüd üks teise vastu välja vahetada, siis ongi tulemused väga ajutised. Tõsi. Ja sageli on akneravis tarvis siis sellist kombineeritud ravi. Ja üheks selleks võimaluseks on ka happekoorimine. Ja see kõlab päris koledalt. Ma loodan, et see tegelikult, kuidas see välja näeb, mis seal tehakse? No, happekoorimine on tegelikult siis, ei peaks üldse hirmutavalt kõlama. Et viivad siis läbi seda spetsiaalse väljaõppe saanud spetsialistid ja professionaalsete toodetega, mida poest osta ei saa. Ja protseduur ise kestab 60 minutit, on pigem valutu, selles mõttes, et nahale võib tekkida kerge kipitus või siuke kihelustunne, aga see läheb kiirelt mööda. Okei, me peame edasi ka liikuma, siin on palju asju guugeldanud, vaatame, mis järgmiseks on. Aknearmid. Aknearmide kohta ma oskan öelda seda, et apteegis meil on mõned vahendid saadaval, mis tõesti armide vastu aitavad. Need on peamiselt silikoonil põhinevad keelid, aga need toimivad ikkagi selliste värskemate armide vastu, kus on vähemalt natukene seda roosakust alles veel. Päris aastaid vanad juba nahavärvi läinud armid, nende vastu see silikoon eriti ei hakka. Mis vahendeid teil on? Jah, et tõsi, mida varem inimene pöördub, mida värskemad on armid, seda tulemuslikum on ka nahahoolduse puhul see ravi. Sageli on nii, et inimese nahal on nii armid kui akne paralleelselt ja sellisel juhul on happekoorimine justkui 2 ühes, et ta aitab nii akne ravimisele kaasa kui siis
armkoe paranemisele. See on kindlasti hea mõte tegeleda korraga nii nende armide kui akne ravimisega, sellepärast et akne võib kesta aastaid ja kui siis pärast selle väljaravimist hakata armidega tegelema, võib liiga hilja olla, et ikkagi mõlemad korraga koos, eks. Just, ja armiravi puhul saame veel tegelikult kasutusele võtta ka valgusteraapia. Et valgusteraapia siis aitab naharakke taastada ja stimuleerides nende ainevahetust. No vaatame, mis meil veel on. Akne selja peal. Jah, et tõesti, aknet võib lisaks näonahale esineda ka seljal, kaelal, ringkerel ja tegelikult ravivõtted on samad. Jah, sama siin. Ma nagu ei osanudki alguses selle peale midagi öelda, sest tegelikult need, mis meil apteegis on, need vahendid on lihtsalt akne vastu, ei ole vahet, kas see akne on näol või seljal või kus ta on. Mis viimane on? Akne vitamiinid. Ilmselt see, kes iganes guugeldas seda, pidas ikkagi silmas kõiki mikrotoitaineid, mitte lihtsalt vitamiine, vaid ka mineraalaineid ja muid. Ja seal tõesti on selline seos olemas, et teatud ainete puudus organismis soodustab akne teket ja teeb aknet hullemaks. Ehk siis nende tarbimine otseselt ei ravi aknet, aga nende puudujääkide kompenseerimine kindlasti aitab akne ravile kaasa. Ja peamiselt seal on näiteks tsink, omega-3 rasvhapped, muide, millest me oleme teinud ühe video juba, vitamiin D puudus. Need on sellised 3, mis kohe meelde tulevad. No mina omalt poolt võib-olla lisaksin lihtsalt toitumise kohta, et kindlasti on aknet rohkem ja intensiivsemal kujul nendel, kelle menüüs on rohkelt süsivesikuid. Ehk siis hoiduda tuleks liigsest maiustamisest ja kiirtoitudest ja süüa siis värsket puuvilja, juurvilja, mereande. Jah, ega mul ka rohkem midagi lisada ei ole. Peamine sõnum, mis siit kaasa võtta, et aknele on kindlasti ravi olemas, et ei maksa kodus põdeda seda ja oodata, et läheb äkki lihtsalt üle. Just, et pigem pöörduda varem ja koos leiame sobivama lahenduse. Need spetsialistid on olemas selle jaoks, eks. Meil tuleb teiste spetsialistidega veel varsti videosid. Laigi seda videot ja jälgi meie kanalit, siis on kindel, et sa neist ilma ei jää.